tere! Tšau! Tšauki! Meie kolmas osa Ja, tuleb välja juba. kolmas osa ja siinkohal ma tahaks tervitada Keiat, kes ütles meile, et keep going. Ja tervitused. Ja kaks veel tavalisemat tassi. Jah, mis On on siin. päris ägedad. Jaa, seekord isegi matchivad. Nii. Täna mõtlesime, et räägime siuksest, ma ütleks meie jaoks päris olulisest teemast on ju. Ja tegelikult mitte ainult meie jaoks, ma arvan kõigi jaoks tegelikult üliolulisest teemast. Kuidas relaxida. Jah, ehk siis kuidas puhata. Ja, kuidas puhata. See on kohati tegelikult päris keeruline või raske minu meelest, et selle puhkamisega tänapäeva ühiskonnas käib kaasas nagu nii palju selliseid stigmasid või arusaamasid, et me peame justkui kogu aeg hästi produktiivsed ja tublid olema. Et siis, kui sa puhkad, siis on justkui see, et mis asja, et mida sa puhkad siin on ju, et miks sa midagi ei tee. Ja mina mõtleks juurde, et nüüd kui ma nagu edasi mõtlen on ju, et on ja hullult on see, ma ütleks just võib-olla meie generatsioonil hästi, et võib-olla nagu need milleenlased just eriti on ju sellised, et sa pead kogu aeg midagi tegema. On jah. Ja, ma ei tea, ma tunnen, et võib-olla meist 10 aastat nooremad nagu ei tunne võib-olla nii, aga võite meid parandada, kui see on vale. Aga kui ma vaatan ümber ringi, et ma tunnen, et me ka Kadriga on ja oleme põhimõtteliselt sama vanad ja meil on mõlemal on selline hästi suur kihk endale mingi hullu eesmärke kogu aeg seada on ju. Ja loomulikult, kui sul on palju eesmärke, siis kogu aeg pead möllama ja tegema. Või siis jah, see soov olla kogu aeg nagu hästi tubli, teadmata, mis see tubli lõpuks siis üldse tähendabki on ju, et tahad nagu kõiki asju teha ja kõiges väga hea olla, mis on ka nagu loomulik inimeseks olemise osa, aga teistpidi jällegi see võib ühel hetkel nagu kätte maksta, kui sa ei võta enda jaoks aega. Et ma olen ka aru saanud tegelikult, et see öeldakse, et ära stressa või võta aega puhkamiseks või et see tegelikult on väga oluline, et sa magaksid normaalselt ja et sul oleks aega nagu enda jaoks ka, et see ei ole lihtsalt see, et ta puhkab või et ta chillib umbes, aga see ongi tegelikult väga tähtis nagu meie ajule ka. Ja see paneb mind jällegi mõtlema selle peale, et kõikidel meil on hästi erinevad viisid, kuidas me puhkame on ju, et ma ei tea, minul on tihti öeldud, et sa tundud, et sa oled nii sotsiaalne inimene, et sa arvatavasti enam-vähem kui hängid inimestega, kes sa puhkadki. Ja siis ma olen üritanud seda aastaid nüüd ümber lükata, et tegelikult ma tahan üksinda olla ja see on see, kui ma ennast laen ja puhkan. Ja ma olen hästi aus olnud oma sõpradega ja siis ma olen isegi püüdnud öelda oma sõpradele üsna ausalt, Kadri võib parandada, kas ma olen, et täna ma tahan üksi olla näiteks. Ja siis ma tunnen, et mu sõbrad hästi mõistavad seda ja mul on see tore asi, et mu sõbrad tegelikult on sarnased ka, et tegelikult vajavad ka sellist üksi olemist. Ja minul on sama, et tegelikult ma ka nagu nii-öelda laen oma akusid siis, kui ma saan olla enda ette, oma ette, et selles mõttes nagu introvert, ma suudan olla ka sotsiaalne, mulle meeldib sotsiaalne ja inimeste keskel olemine, aga ikkagi ma laen oma akusid jah, siis kui ma saan olla üksinda või oma elukaaslasega koos on ju, et teda ma kodust ära ei saada. Mina saadan vahel enda oma. Ja, aga ei, tegelikult üksi on ka vaja olla vahepeal täiesti. Ja, et siis sul on jälle energiat, et teistele pakkuda ja anda. Just. Ma tunnen, et mul peab olema, ma olen oma abikaasale seletanud, et mul peab olema täiesti selline, mitte mingit stiimulit ei ole. Ja ma tean, ma kõlan nüüd ülihalvasti võib-olla, aga mul on isegi see, et ma päriselt puhkan, siis tegelikult ma isegi ei taha, et meie koer Boston läks, sest et Boston tekitab mul sellist tunnet, et ma pean tema eest hoolitsema. Ma pean tema eest olemas olema, ta on meil hästi ka selline niidi, et ta tahab kogu aeg, et sa ta kogu aeg ei ole sul nagu kõrval, aga ma tunnen ise, et tegelikult ta tahab, et ma temaga välja läheksin või ta tahab, et ma teda paitaksin aga ma vahepeal pean olema niimoodi, et mitte keegi katsu ka mind. Et siis ma tunnen, et ma olen vahel Edile seletanud, et palun mu mehel on ja, et võta Emma, võta Boston ja võta ise ennast ja minge. Ja ega ma tunnen tegelikult koeraga sama asja, et kui ma olen taga kahekesi, siis on ikka see, et peaks taga minema jalutama või peaks taga mängima või tegelema või mis on ka normaalne, et peabki tegelikult on ju. Ja vahepeal on tõesti olnud hea, kui keegi saab korraks hoolitseda või vaadata või et saad ise korraks enda patarei jälle täis laadida.
ja tegelikult on ju see nii ka, et kui sul on see võimalus enda akut täis laadida, siis sa oled jälle parem inimene ka teiste jaoks. 100%. Et siis sul on energiat, et sul on nagu see oma veeklaas täidetud jälle ja siis on energiat, et nii-öelda teiste klaasidesse seda vett kallata või anda, on ju. 100%. Ma tunnen, et kui ma nagu vaatan nüüd läbi aja, on ju, kui ma vaatan tagasi ka, siis tegelikult see, kuidas mu rõõgastun on ka muutunud natukene. Et kuigi seda üksinda olemist olen ma alati armastanud, seni kui ma mäletan, isegi kui ma olin väga väike, siis ma väga-väga nautisin seda üksi olemist ja lihtsalt oligi see, et ma lihtsalt ei tahtnud mitte ühtegi stiimulit ümberringi. Et täiesti selline vaba ja nüüd ma mäletan, et mingi hetk, kui ma elasin USA-s, siis mul tekkis Starbucksis selline hästi, ikka päris tugev läbipõlemine ja sel hetkel ma tundsin, et kui ma olen üksinda, siis ma ei tahtnud telefoni ka enda lähedale, et ma pidin telefoni täitsa midagi ise ära panema, vaid täitsa välja lülitama. Et siis kui ma kodus olin, siis ma lülitasin telefoni välja ja siis ma ütlesingi enda, et vahet ei ole nagu, mis seal põleb, et ma praegu pean olema korra niimoodi, et ma ei vaata seda telefoni ka. Jah. Endal on ka tegelikult vahepeal see viga, et sul on nagu see vaba moment enda jaoks ja siis sa vahid seda telefoni. Täiesti mõttetu tegelikult või ja siis sa mõtled, et miks ma üldse välja ei puhka, aga tegelikult puhkamine tähendaks seda, et sa paned kõik need stiimulid tekitavad asjad ju ära ja võtad endale selle hetke, ma ei tea, loed siis kas või raamatut või ma ei tea, vahid aknast välja, on ju. Kusjuures täiega, ma olen nõus selle aknast välja vahtimisega. Jaa. Nii molutad nagu lihtsalt molutad ja ma ükskord siin hiljuti just ühe sõbraga arutasin ja meil oligi see teema, et ma olen ise ka seda mõelnud ja ma arvan, et paljud on seda tundnud, et tihtipeale kui ma telefonis need videosid vaatan, et siis ma tegelikult lõõgastun ja minu arust on see, et tegelikult me valetame iseendale. Tegelikult, kui meil on need väikesed dopamiini spike'id on kogu aeg, siis tegelikult see, et see käib üles-alla, tegelikult see ei lõõgastu ju, on ju. Aga me ütleme seda iseendale, et see on minu lõõgastusaeg. Aga nüüd ma just viimasel ajal olen hästi õppinud seda, et loomulikult unin ülihea ja seda ma õppisin juba siis, kui mul see Starbucksis oli see korralik läbipõlemine ja siis ma õppisin kõike olulist, mis selle unega tuleb ja kuidas saada hea tunde ja nii edasi, on ju. Aga nüüd ma olen õppinud ka seda, et nagu just Kadri mainis, on ju see raamatu lugemine, tegelikult ma ei ole väga suur lugeja, aga nüüd ma olen sundinud ennast lugema. Siis see niisama molutamine, et ma vahel ütlengi, sa ei vaata mitte midagi, on ju. Et sa ei räägi mitte kellegiga, et sa lihtsalt oled korraks, on ju. Ja siis tundub kohe aeg palju pikem ka. Sul on nagu järsku on sul mingi aeg nagu, et see on nagu vau. Ja me Kadri mõlemad nüüd, mina lugesin selle raamatu ära ja Kadri loeb ka praegu. Kõik on välja mõeldav ja mulle meeldib, et see naine, Marie Florero seal kirjutab ka, et et üks võimalus, kuidas endale saada 2 tundi päevas juurde, üks suur auk ongi see, kus sa telefoni käest ära paned. Tegelikult see on nii tõsi, nagu mul asub mark tegelikult kui tõsi. Ja see on väga tõsi. Et sa paned lihtsalt selle telefoni ära, paned, ma ei tea, teleka ka kinni on ja sul on kohe aega, et lihtsalt olla. Ja sa pead sundima ennast nagu, sest et see on, ma tegin vahepeal üsna tubli jaanuaris selle telefoni ära panemisega, nüüd ma tunnen, ma olen sinna aukudega tagasi läinud. See tuleb kergelt tagasi küll tegelikult. Kergelt. Ja siis ma tunnen kohe, et täna kõndisin duši alla koos telefoniga, siis ma olin, come on, Mari, nagu sul ei ole seda duši alla nagu vaja. Ma ei lähe telefoniga. Aga kui tulles tagasi une juurde, siis mida ma olen ise enda puhul avastanud, muidugi ülioluline on hästi stabiilne unerutiin on ju, et õnneks see on meil kodus nagu väga hästi paigas, et mõlemad läheme mingi 10 magama on ju, hommikul on 6:20 äratus on ju, et see unerutiin on nagu esiteks jumalast hästi paigas ja teine asi, mis ma vaatan, et mis mind on nüüd aidanud on, okei, ma olen trenni kogu aeg teinud, aga nüüd, kui ma olen uuesti hakanud rohkem ka nagu vastupidavustrenni tegema, et teinud mingi jooksutiiru, eelmine pühapäev vist oli see, ma käisin jooksin õhtul 40 minutit, magasin nagu beebi lihtsalt, ma magasin nii hästi. Ma olin nagu täiesti hommikul ärkasin, mõtlesin, mis asi see veel oli, et uni oli nagu nii hea, et teinekord nende mõndade asjade saamiseks me peame ikkagi natuke vaeva nägema, pingutama ja et ongi, sa lihtsalt pead ennast kokku võtma, et ongi, kui sa tahad seda kvaliteedi nimel tuleb vaeva näha. Et mina olen Kadriga nõus, mina alustasin ka jooksutrenni tegemist ja praegu läheb 2 kuu ja 100% nõus, ma isegi mõtlesin ka üks päev, et täiesti lõpp, ma nagu magan hästi mõnusat üldjuhul, kui ma kohvi just ei joo, on ju, mingi peale 12, siis see mõjutab mind, aga
ma magan tänu sellele, kindlasti tänu jooksmisele, ma magan mõnusalt mingisugune 9-10 tundi ja ma lihtsalt magan, et see aitab ikka hullult palju. Ta kuidagi, ma ei tea, ta ilmselt väsitab kuidagi su keha ja närvisüsteemi piisavalt ära, et sul on see uni ikkagi just, ja see une kvaliteet on ka hea. Jaa, just. Mitte ei ole siuke, jaa. Nii et ühesõnaga, ma arvan, me mõlemad siin soovitame lugeda raamatut, joosta, 2 kindlat asja. Kindel rutiin ka nagu magamises, et sul on see kindel aeg, millal sa lähed magama. Mitte ei ole see, et ma ei tea, et täna lähen, ma ei tea, 11, homme lähen 12, siis lähen üldse kell 2 on ju. Et siis ta ilmselt nagu ühel hetkel lööbki kõikuma nagu. Mina olen kuulnud ka seda, mis ma lugesin une kohta oli see, et see, mis kell sa üles ärkad, on olulisem kui see, mis kell sa magama lähed. Et nagu see aitab sul seda rutiini hoida. Nii et põhimõtteliselt, kui sa nagu teed endale diili, et mina ärkan, ma ütleks niimoodi 85% päevadest märkan samal ajal, aga loomulikult vahest tuleb ette, kas on vaja varem või midagi, on ju. Aga teine asi, mis ma olen küll kogenud, on see, et kõige sükene parem aeg magamaminekuks on kell 10, sest et siis sa jõuad sinna mõnusasse ka deep unefaasi. Et ma ei tea, ma olen niisugust asja lugenud, et ma ei ole 100% sa lubad, et see õige on, aga nii et tegelikult ma ise leian, et see õigel ajal või sellel kindel ajal ka magaminek on oluline. Teine asi, mida ju soovitatakse, on veel see hommikune naturaalse valguse saamine, et kui su nii-öelda see organism saab seda naturaalset valgust hommikul, siis see rütm läheb ka rohkem nagu paika. Et see on ka minu meelest nagu suht huvitav teema, mida meie Eesti kliimas on vahepeal nagu raske teha, aga praegu nüüd, kui hommikud on valged, siis on seda nagu hea teha. Jaa, lähed vaatad esimesel aknast välja ja siis... Jaa, et saad seda naturaalset valgust. Aga jah, need on nagu sellised põhiasjad tegelikult, mis lõõgastumiseks on nagu jube head või mõnusad. Et niisugused nagu baasvajadused või sellised baas nagu asjad, mis on minu meelest nagu aitavad nii palju. Et see on siuke asi, vaata, et siin ei ole midagi üllatavat, on ju, et me kindlasti on midagi, millega sa ütled, ma ei teadnud, on ju, et need on kõik basicud, aga ma ütleks, et need on ühed asjad, vaata, see on nagu trenni ja toitumisega, on ju. Kui sa tahad kaalust alla võtta, siis ikkagi tasin toitumises, et mine vihu trenni teha, loomulikult, kui mingi mega palju trenni teed, kuskilt ikka annab, aga üldjuhul see on see reegel, on ju, et toitumisega saad sa ikkagi kaalust alla, et see on reegel ja inimesed võivad sulle öelda mida iganes, et mine, ma ei tea, tei infrapuna matti, roni sinna sisse, higista seal kaotad kaalu või mingid lahedad asju, mis öeldakse, on ju. Aga see reegel jääb samaks ja minu arust selle lõõgastumisega on ka see, et tegelikult see reegel on sama ja sa võid mõelda välja, ma ei tea, mingeid muid asju, et ma ei tea, ma iga nädalavahetus lähen sõpradega baari, joon seal veits, et siis ma lõõgastun. Aga tegelikult need reeglid on ikkagi samad ja me Kadriga siin just hiljuti oleme neid katsetanud ja sellel on nagu 100% tõepõhi all. Nii et leia aega nendeks asjadeks. No eks on palju, nagu vaadates ka oma kliente on ju, et teinekord inimesed proovivadki nagu mingid plaastrid peale panna nagu nendele nii-öelda lõõgastumiste moodustele, et tahetakse, ma ei tea, lõõgastuda, siis juuakse alkoholi või siis suitsetatakse on ju, või siis, ma ei tea, süüakse mingit kiirtoitu hästi palju on ju, et see on justkui siis nagu see, et ma lõõgastun või mul on vaja aega, et nagu relaxida. Aga tegelikult sa justkui nagu valad seda bensiini sinna tulle juurde, et sellega sa tegelikult oma organismi nagu ei puhka välja, et sa tegelikult väsitad seda organismi veel ja veel ja veel järjest ära tegelikult. Ja ma rääkisin ühe psühholoogiga ja see oli ülipõnev ka, mis tema ütles, oli see, et tegelikult inimestel on vaja niisugust lõõgastumiseks, on ka vaja sulle erinevaid asju. Et näiteks sul ongi see, et võib-olla ongi sa sööd midagi head, siis sa lähed näiteks teatrisse, seal sa naudid nagu ka mingite teiste meeldega, on ju, siis sa lähed teed midagi füüsilist, et sellised sa pead nagu erinevate meeldega. Aga mitte tervist kahjustavalt. Aga mitte tervist kahjustavalt, täpselt, sest tegelikult ma jälgin siin ühte huvitavat, ma ei tea, influencerit, kes tervise teemal räägib ja mulle meeldib, et tema ütleb hästi palju, tal on minust isegi on tal doktorikraad tehtud nendel teemadel, et näiteks tema ütleb otse, et ükskõik mis kogus alkoholi sa jood, see on mürk, et sa ise pead siis valiku tegema, kas sa jood natuke või joo, aga ta on igal juhul on ta su kehal halb, vaata, et see ei ole, et mõnes kohas räägitakse natuke seda või teist, on ju. Pead ise oma valikut tegema, et ma rääkisin ühe naabriga ja tema ütles ka, et tema tegi otsuse, et tema ei joo minust ütles kuni suveni, et lihtsalt sellepärast, et ta tunnebki, et see ei ole see, kuidas tema lõõgastub, aga ta tunneb, et nagu see sotsiaalne surve on hästi suur ja siis ta ütleski, et ma võtan 3 kuud maha, on ju,
siis ma saan inimestele öelda, et ei, mul on niisugune nagu paus. jah, kohati mul on isegi sellega nagu raske olnud samastuda, sest mulle lihtsalt üldse ei maitse alkohol. Ükskõik, mis alkoholne jook, mul on sellest täiesti suva. Et no, ma ei tea, siis on mingisugune sihuke hea nagu geen antud ju siis või noh, et lihtsalt üldse täiesti külmaks jätab, keegi Natuke paneks lihtsam mingi joogi ette, nii et noh, mul on, ma arvan, oluliselt raskem on koogile ei öelda, aga joogist mul on täiesti suva, on ju, aga kooki ma võin süüa, on ju. Aga jah, et kuidagi suva on. Aga see pani mind mõtlema, me Kadriga siin üks enne nädal saime kokku ja siis me tegime koos süüa ja tegime väga head süüa. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult see oli ka ülihea vorm, kuidas lõõgastuda. Ja see koos tegemine, et see on minu meelest jumala äge. Ja me nagu rääkisime samal ajal, hakkisime seal oma asju ja see on niisugune lõõgastav tegevus. Ja siis me sõime midagi, mis oli väga hea ja täisväärtuslik. Nii et jah, ja tegelikult see koos aja veetmine on minu meelest ka nagu saab seda teha niimoodi, et ei ole see, et lähed mingile sõbrale või peretuttavale külla, et siis tema peab kõik valmis vaaritama, vaid et teeme koos, on ju, et jumala lahe. See mõlemale niisugune mõnus ja lõõgastav. Ja sellest nüüd edasi mõelda on see, et mida me oleme Kadriga ka ennemalt rääkinud, on ju, et tegelikult miks mitte ongi see, et kui muidu saad kohvikus kokku, on ju, miks mitte, et lähme jalutama. Ja kusjuures me just tegime seda ka, kus me saime hommikul kokku, me jalutasime koos 4 kilomeetrit ja jõime kohvi. Aeg läheb jumala ruttu ka. Mega, ma olin täiega üllatunud, aktiivsust ka nagu samal ajal. Jaa, et miks mitte, et nagu valigi endale siuksed aktiivsed kokkusaamise asjad, et ma olen oma ühe teise sõbrannaga ka nüüd oleme kokku saanud niimoodi, et saame hoopis jõusaalis kokku ja pärast võtame smuuti. Nii et igatepidi nagu midagi vaimule hingele ja. No trenn on tegelikult teine asi ka, mis tegelikult on nagu kohati vahepeal see nagu kohustus või raske minna sinna trenni, aga tegelikult ikkagi üks tervislikumaid vaba aja veetmise võimalusi ka, ütleme nii, et sa saad ju tegelikult tervislikku elustiili, on ju, pluss veel aega veeta, on ju, siis seal trenni keskkonnas. Ja ma olen tõesti õppinud armastama sõpradega trenni tegemist. Et ma olen Kadrile ka öelnud, kus trenni lähed, palun anna teada alati. Tegelikult on jumala tore. Nii tore on, isegi kliendid, kes käivad personaaltreeningus, ütlevad näiteks, et see on nagu nii mõnus aja veetmise võimalus, et ma saan paremasse vormi, saab natuke juttu ajada, on ju, mingeid muresi kurta, aeg läheb ruttu, on ju. Ja tore on. Ja see sotsiaalsus trenni keskkonnas, et ma ei tea vist tõesti, kõik inimesed, keda ma tean spordivaldkonnast ja sellega seonduvalt on ääretult toredad, hästi motiveerivad, toetavad alati, on ju. Et see sotsiaalne pool minu meelest selle trenni poole peal on ka nagu hästi kihvt. On, absoluutselt. Ja ma olen niisugune, kuna ma joosta meeldib mulle üksinda, siis tegelikult mulle ka. Jaa, aga jõusaalis ma olen tõesti õppinud seda, et mul tegelikult täiega meeldib koos nagu kellegiga minna. Et ma olen olnud nii õppija rollis kui õpetaja rollis ja mõlemas rollis on ülitore olla ja ma nii naudin seda. Ja aeg läheb kiiresti ja ongi, ma saan sõbraga rääkida, ma saan midagi oma kehale, nii et nagu üli tore. Nii et tegelikult ongi meie enda valik, vaata, kuidas me aega veedame. Jaa, see on üks mõnusamaid aja veetmise võimalusi ja ma ütleks, et läbi spordi ja liikumise on minu ellu tulnud nagu nii palju ägedaid inimesi, et tõesti ma ei jõua neid üles lugedagi, neid on nii palju, et tänu sellele, et ma olen eluaeg nagu spordi sees olnud või selles valdkonnas, siis nagu tänu sellele on kokkupuude olnud nii toredate inimestega, et nii äge, et see tegevus ka tegelikult hästi ühendab ja sotsialiseerib inimesi, et mulle hullult see pool nagu meeldib. Vaat see ongi see, et kui sa teed midagi või sa leiad inimesi mingi toreda asja kaudu, on ju, ma mõtlen, et ma olen näiteks meil on, kui me käime Bostoniki jalutamas, me oleme leidnud hästi lahedat toredat inimesi, on ju. Koerad ka tegelikult ühendavad. Et see ongi, et ja kui inimestele meeldib trenni teha, kui neile meeldivad koerad, nagu nad ei saa halvad inimesed olla. On jah, täpselt. Et nendes on midagi väga head. Ja koerad ka tõesti panevad nagu inimesi omavahel niimoodi ühenduma. Ma isegi naeran, kui ma Eestisse kolisime alles, siis see oli nii lahe oli see, et me nagu kõndisime siin, jalutasime Bostonit, on ju. Ja siis hästi naljakas oli see, et eestlased võtta ei tule, ei räägi sinuga, on ju. USAs oli kohe, et mingi tere, oi, mis koer on ju. Aga siin on just see, et okei, mina ise tere öelda ei taha, aga koerale ma ei saa seda mitte lubada, siis vaatad kuskile eemal ja siis lased oma koeral tere öelda, et see oli nii naljakas. Aga ei, üli lahe ja üli tore. Mis veel on sellised asjad? Me nali naljaks, aga kui me seda mõtlesime, et mis teemast rääkida on ju, siis seal oligi, et see teema, mis meile pähe tuli, oli see, et nagu rohkem või teistsuguseid võimalusi või seal on rohkem võimalusi, et tõgastuda kui ainult see, et sa jääd vanni.
et ma ütlekski ära, et tegelikult see vannis käimine ka väga tore. Mhm. Ja ma olen just avastanud see, et vanni koos raamatuga. Okei. Ja mitte telefoniga või mitte või filmi vaatama, aga vanni raamatuga. Mingi mõnus muusika, ideaalne. Ja kusjuures, kui siin on mingeid vanemaid, siis üks lahe asi, mida mina olen vahepeal teinud, on see, et ma lähen infrapunamatti, lõõgastun seal, võtan raamatu ja siis, kuna ma teen seda elutoas, kuna seal on palju ruumi, ja siis ma panen endale muusika käima ja ma olen tähele pannud, et siis minu 9-aastasele meeldib ka tulla sinna ja siis ta naudib seda rahulikku klassikalist mingit meloodiat ja siis ükskord muusika jäi kinni ja siis ütles, joo, emme, pane tagasi, et see oli nii mõnus ja ta lihtsalt naudib seal, joonistab või et tegelikult meie lapsed naudivad ka seda, et mitte ainult mina ei lõõgastunud, vaid ema lõõgastus ka. Jah, väga lahe. Päris hea. Vot, aga ma arvan, et meie jätame teid katsetama või pigem ennast tagant nagu utsitama, et teha neid toredaid asju enda jaoks, mis on rasked. Ja no teinekord tegelikult vaata, nagu me oleme teinud ka, et mõnikord siuksed eksprompt nagu ettevõtmised ka, et ma ei tea, lähmegi õhtul spaasse koos või planeerime mingi pika nädalavahetuse kuskil on ju, et need on ka tegelikult asjad, mis minu meelest nagu hästi hingele kuidagi toitvad on, et sellised nagu ettevõtmised, et mingid kohad, kus pole varem käinud või proovida midagi päris esimest korda, et minu meelest me täiskasvanu eas tihti nagu oleme liiga selles oma rutiinis või selles igapäeva nagu virvarris nii sees, et me unustame ära nagu mingid uued asjad, et lapsed vaata hästi palju katsetavad ja proovivad ja kogevad uusi asju, see on nii põnev kõik, et täiskasvanu eas tegelikult võiks ju samamoodi, et nii lahe on proovida midagi uut või minna mõnda kohta, kus pole varem käinud või kas või Eestis on ju, et absoluutselt kas või Eestis, Eestis on ülipalju kohti, kuhu minna. Et me ka siin üritame praegu vaadata, leida, et äkki leiame mingi laheda koha, kuhu minna on ju. Ja siis avastadki, et tegelikult Eestis on nii palju kohti. Ja ma olen täiega Kadriga nõus, et me kunagi rääkisime ka sel teemal, et tegelikult see, mida meile annab see tunne, mis me saame sellest, kui me teeme midagi uut ja me oleme selles edukad, et see tunne on see, mida meil on tegelikult väga vaja. Ja see eduelamus on alguses ju suur ka, et ma mäletan ise, kui ma hakkasin näiteks padelit mängima, et algul oled seal koba on ju ja siis järsku avastad, et oled hea või siis, et üks mu klient näiteks, kes on ülilahe klient, üks naine, tema hakkas näiteks klaverit õppima praegu. Et kunagi ei ole liiga hilja nagu ja võtabki klaveritunde, tal käib õpetaja, kes teda õpetab on ju ja ta ütles ka, et nii põnev on, et õppida tunnetama, kuidas see klaverimäng siis käib on ju. Et siuksed nagu uued hobid või uued mingid tegevused, et need ka tegelikult hästi rikastavad meie elu. Ja see ongi see, et sa võtad ka ise enda jaoks aega, et see aeg ei ole kunagi maha visatud aeg. Ja samas ongi, et kui sa lepid kokku näiteks ise endaga, et ma sellel kellaajal teen või äkki lähedki kuskile kohale on ju. Näiteks mina praegu püüan iga kolmapäev kohale minna oma nagu jooksurühma või gruppi siis on ju. Ja siis ongi see lahe, et ma pean ise enda jaoks selle aja leidma ja ma olen tänu sellele olema pärast lõõgastumini õnnelikum inimene. Et need asjad tuleb põhimõtteliselt nagu kalendrisse kirja panna, on ju. Ja, et võtta nagu see nii-öelda enda aja kohustus, et see on minu aeg, on ju, et ma teen seda. Ja noh, kõik, mis puudutab, ma arvan, naistel ka siukest enesehoolt või ma ei tea, lähen juuksurisse või maniküüri või mõned siuksed poputamisasjad ka, et need on ka tegelikult ju toredad. 100% on küll. Ja, et midagi enda heaks teha ja noh, meestel ka, ma arvan, mingi massaaž või mingi niisugused, mis kellelegi on ju meeldib. Täpselt, mis kellelegi on ju. Ja, et kuidas kellelegi nagu rohkem meeldib. Vot, nii on. Tõmbame otsad kokku. Ja, ma arvan, et lõõgastamiseks on tegelikult päris palju tervislikke ja häid meetodeid, nii et loodame, et saime mõne põneva sellise mõtte teile ka anda, et saate proovida ja katsetada. Ja ma ütleks, et võib-olla see võti ongi selles, et ole järjepidev. Jah, järjepidev tervist toetavates tegevustes. Ja see tuleb sulle tagasi 100%. Okidoki. Ja, olgu. Tšau. Tšau.